Oleme lõpuks oma hotellis. Me saime vahepeal enne ka 2 tundi magada, kui olime juba 30 tundi üleval olnud. Nii et liiga hea olla ei ole. Aga kõht on väga tühi. Nii et me liigume hetkel kuskil aegast pitsa kohta või pubisse. Ma ei ole kindel sööma. Ja pärast näitan meie tuba. See koht peaks meil siin mingisugune... See on umbes 5 minuti kõndimise kaugusel olema. Nii et eks näis. Liigub täitsa, tagurpidi liigub. Kiire ruumtuur ka siis. Ukse sisse tulles meil on esik. Meil on siin juba üpris segamini kleit, millega ma lähen pulma. Vett, mille juurde me jõuame hiljem tagasi. Ja siis siin on meie nii-öelda eluruum. Ma praegu filmin teile laia nurgaga, et kõik oleks näha. Ühesõnaga minu voodi. Mingi kumutilaadne toode. Peilivoodi, mis on hästi pahases suhtes, et see on nagu siin kõrgemal settingul, mis tähendab, et kui ta öösel püsti tõuseb, siis ta kukub siit lihtsalt alla. Ehk siis me kaalume hetkel sealt, me tõstame selle voodi sinna minu voodi taha ja liigutame minu voodid siia poole, et kui ta nagu tõuseb püsti, et äkki kukub minu voodisse vähemalt suur riidekapp. Igast tehnikad, värgid ma olen siia juba välja tõmmanud kohvrist. Siis on Jainu voodi, telekas, mingisugune väike kirjutuslauake, 2 tooli ja see on meie vaade. Siuke vaade. Jõudsime just sellest tagasi. Kõik oli mega maitsev. Hinnad üsna taskukohased. Pasta maksis umbes 40 slotti äkki, mis teeb siis umbes 10 eurot. Ja kogused olid nii suured. Ma ei jaksanud peiliga 2 peale ka ühte pastat ära süüa ausalt öeldes. Aga jah, tänane plaan on lihtsalt ellu jääda, sest meie öö siis nii-öelda kulges nii, et Peili otsustas sellel ööl, kui me siis kodust väljusime, otsustas, et ta ärkab kell 12 üles nagu täiesti lambist. Meil oli plaan väljuda umbes kella 3 paiku. Ja Peili ärkab kell 12 üles ja lihtsalt ei jäänud enam tagasi magama. Nii et ta oli kella 2-ni lihtsalt voodis üleval. Ehk siis meil kulus nii palju aega, et saada Peilit tagasi magama. Ja lõpuks me saime ta 2:30 magama. Ehk siis täpselt siis, kui me tegelikult plaanisime väljuma hakata. Lasime tal siis veel umbes 15 minutit voodis magada. Ja siis viisime ta autosse. Ja autost ta magas õnneks terve tee Tartust Riia lennujaama. Ärkas 6:45 üles. Nii et esiteks ta magas öösel 2 tundi vähem kui tavaliselt. Teiseks, ta ärkas hommikul varem, kui ta tavaliselt ärkab. Ja kolmandaks, Poolas on kell tund aega taga võrreldes Eestiga. Ja Peili magas oma tänase lõunaune ainult 40 minutit. Mis tähendab, et ta on mega väsinud, ta hõõrub kogu aeg silmi, ta on nii halvas tujus. Nii et meie tänane missioon on lihtsalt jääda ellu ja hoida Peilit üleval kohaliku kella järgi siis kella 7-ni vähemalt, mis siis Eesti kella järgi võrdub kell 8. Praegu on kell 5. Nii et kui ta veel 2 tundi üleval püsiks, siis see oleks super.
muidu vastasel juhul ta hakkab lihtsalt mul siin hommikul kell 5 ärkama ja see ei ole väga variant. Nii et ma loodan, et me saame need unetöösed korda, et ta magab homme pika lõunaune, et ta jaksaks homme pulmas vastu pidada, et ta magab täna normaalse ööune ja järka üles lambist keset ööd ja ei ole 2 tundi üleval. Praegu ta sorteerib Jannu kohvrist riiete ja urutajat välja. Mis sa said? Mis sa said? Peili? Äpsti, mis see on? Ta on väga omas elemendis. Tal on täna nagu nii paha töö, et ta nagu üldse ei saa segada. Nii kui talle midagi öelda, siis on kohe nutt lahti. Siin on meie vets. Täitsa tavaline dušinurgaga. Ja mul on jalad täiesti turses, ma ei tea, kuidas siit videost näha on. Aga mul on jalad nagu full on turses. Nii et jah, see ei ole hea. Tere hommikust, täna on järgmine päev ehk 2. juuni ehk siis pulmapäev võib vist olla. Kell on hetkel 8 Poola kella järgi ehk Eesti kella järgi on kell tegelikult juba 9 ja Peili magas täna seal 13 tundi. Nii et võib vist julgelt arvata, et magas eilset tööd ja eilset päeva järgi. Ta küll kõigepealt ärkas mingi kell 5 ja otsustas, et davai, nüüd on hommik, on ju. Aga siis ma võtsin ta kaissu ja ta magas edasi, küll väikeste piiksumistega. Aga me venitasime 8-ni välja. Pulm hakkab siis kella 2 paiku, nii et meil on nüüd aega natuke ennast valmis sättida. Kell 8 pakutakse meil nüüd siis hommikusööki kella 8-st. Ma ei ole kindel, mis kellani, nii et pigem käime kohe ära. Nii et paneme riidesse ja lähme vaatame, mida meile süüa pakutakse. Meie hotell ja süüa saab siin kõrval hoones. Lähme vaatama, ma lähen siia esimest korda. Saime hommikusöögil käidud. Siuke väga kummaline hommikusöök oli. Tavaliselt on nagu mingid Rootsi lauad, aga meile toodi nagu taldrikutega ette, meile ette nähtud toit. Väga maitsev oli. Sisuliselt saime ainult mingit hotdogi, vorsti ja võiku materjali. Aga kõhu sai täis selles suhtes. Isegi Peilile toodi eraldi taldrik. Nii et jah, väga kobiseda ei saa. Ainuke asi on see, et teistele anti omlettiga ja meie ei saanud. Nii et väga kummaline. Homme hommikul saame ka minna veel hommikusöögile. Nii et vaatame, kas meile siis antakse omletti või mingit muna, sest täna teistele anti. Möödas on nii palju aega, et Peili tuidub hetkel. Ma tulin õue, et oma juukseid kuivatada, sest need on märjad. Ja meil läheb buss poole tunni pärast, et pulma paika sõita või õigemini registreerimise paika sõita. Neil on siis registreerimine ja pidu erinevates kohtades. Peili tuidub hetkel ja ma ei tea, kas ta ärkab õigeks ajaks üles, aga kui ärkas, siis võtame sülle ja loodame, et magab autos või õigemini bussis edasi. Peili tuidub seal ja me saime oma pitsad kätte. Buss, seega meil on väga kiire. Mul on juuksed märjad veel. Nüüd sööma ja meelites sõnama. Ja meil tõenäoliselt ei ärka üles, nii et nüüd sööma.
ma just sain aru, et ma ei ole teile oma outfit'i näidanud. Siin on peegel, seega ma olen endast parima. Kui see õnnestu, siis ma näitan kodus uuesti. Aga mul on selline üsna pikk kleit ja kingad. Palju 15 nädalat. Ja nendega hakkame väikselt koju sõitima. Kell on tegelikult 7 ehk Eesti aja järgi on kell juba tegelikult 8. See tähendab, et Peilil on tegelikult uneaeg. Nii et ma vist lähen välja, tellin takso ja me lähme hotelli. Siit on hotelli umbes 10 minutit sõita. Ja ma loodan, et ma copyrighti ei saa, sest et taga käib muusika. Me oleme hotellis. Nüüd kell on 7:30 juba Poola kella järgi. Eesti kella järgi tegelikult juba 8:30 ehk et Peili uneaeg on juba ammu. Aga jah, ei ole hullu. Jainu hoiab Peilit, sest et siin on suht kuumastik kontsadel kõndimiseks. Nii et lihtsam on, kui ta on Jainus üles. Aga jah, meil ei ole siin väga kontsakinga sõbralik tee. Täna õhtul me ilmselt midagi rohkem väga ei tee. Üritame lihtsalt Peili asab magama saada ja ilmselt puhkame ise ka. Meil läheb homme lennuk õnneks alles kell 3. Nii et aega pakkimiseks on. Tere hommikust! Täna on meil 3. päev Poolas, ehk siis meil on täna tagasilennupäev. Täna lendame me tagasi Riiga, kust me sõidame siis jällegi autoga Eestisse. Kell on hetkel 8:30, me lähme sööma. Siis on meil kõik asjad siia ära pakkida ja kell 12 on check-out. Ja olemegi juba lennujaama poole siis teel. Nüüd on umbes 13:30 olema lennujaamas, sest et 15:20 läheb meie lennuk. Ainult, et ma ei tea, mis saab Peili lõunaunega, sest et tal on täpselt 12 aeg, kui meil on check-out lõunaune aeg. Meie tänane hommikusöök, kusjuures mina ei saanud neid juustusid, mida nemad said, minu tolkikur ei ole neid. Aga siuke suht käisine hommikusöök jälle. Peili sööb juustu ja Peili. Nii et sööme siis nii palju, kui süüa annab. Jõudsime söömast tagasi tuppa. Õnneks sõime me ka munaputru täna, nii et nii näljas me enam ei olegi. Kell on nüüd vahepeal saanud juba 9:30, mis tähendab, et meil on tulnud aeg hakata väikselt pakkima ja mõtlema, mis saab Peili lõunaunega, sest me peame kell 12 check-out ima ja see on täpselt see aeg, kui Peili tudub. Peilil on täna tõtt peas. Me nüüd otsustasime, õigemini Jainu otsustas, et ma pakin oma asjad esimesena kokku, seega nad läksid praegu õue jalutama. Nii et minu missioon on kokku pakkida enda seljakott, Peili seljakott, minu käsipaгаsikott. Ja siis mina võtan Peili ja siis saab Jainu pakkida. Mul läksid dressipüksid mustaks, millega ma siia lendasin. Nii et ma pean selle sama kleidiga hetkel tagasi lendama. Sest väga palju teisi riideid mul kaasas ei ole, sest enamus asju meie kohvris olid Peili asjad, mingid mähkud ja vahetussärgid. Meie tulime väga minimaalsete riietustega. Nii et täna saab olema minu esimene kord lennujaamas kleidiga. Üldjuhul see lihtsalt ei ole väga praktiline. Mul sai kohver pakitud. Peili sööb oma vahepala, väikest snäkki. Siin on mu kohver. Vaatame veel, kuidas Jainu kohvriga läheb, sest Jainu kohvris oli raudselt mähkud ja toidud, nii et tema kohvris on nüüd rohkem ruumi, et äkki ma saan mingid kingad lihtsalt talle anda. Mul läheb kohver kinni küll, aga siis ta lihtsalt ei ole nii täis. Oi, aitäh, sa nüüd paberi mulle, aitäh. Aitäh. See on hea või? Tahad tagasi, palun. Ma
nüüd söön vahepeal ühe 7 Days'i, täpselt vaadake, kui suured need siin on, mingid supermaks, need on nagu, need on mega suured. Sest mul on suht paha olla, nii et ma loodan, et see võtab mu paha olla ära. Sest ma pean peilit valvama kuni ainupaki ja mul on 0 energiat ja mul on siuke tunne, et ma lihtsalt kukun kohe pikali. Meil hakkavad vaikselt asjad pakitud saama ja kell on 11. See tähendab, et me oleme ilusti graafikus, ainult küsimus on veel peili uni. Minu kohver, peili kott, minu seljakott ja seal on veel Jainu viimased asjad, mis vajavad kokkupakkimist. Ülejäänud on kõik pakitud.